Hiina kalendri järgi algab 31. jaanuaril hobusaasta. Uue aasta vastuvõtmise plaane tutvustavad nii tudengid kui tavakodanik. How do you celebrate Chinese New Year? I don't. Ei olegi mõelnud tähistada. Ma arvan, et ma ei ole seda kunagi tähistanud. Aga ma vaatan kuud. I didn't plan to celebrate it yet, but why not? When is it already? Sellel aastal algab 30. ööl vastu reedet, siis kui on täiskuu, nagu iga Hiina uusaasta. Et uut aastat ei ole enne, kui on uus kuu. Hiinlase jaoks on see hästi oluline, sest et see on nende kultuur. See paugu tegemine ja ilutulestik üldiselt on selline, mis peletab eemale kurjad hinged. Ja siis seega on järgnev aasta õnnelikum. Eesti vanarahvas ütleb, et päevad pole vennad. Hiina vanarahva tarkus ütleb aga, et aastad on loomad. Mis looma aasta tuleb? The horse. Monkey? No. Hobuse aasta vist oli, aga mina istun siin konkreetselt Hiina keskuse ukse taga, kuna ma tähistangi juba Hiina aastat. Ja see on minu esmakordne kokkupuude üleüldse Hiina kultuuriga. Istumine siin Tallinna Ülikooli Hiina keskuse ukse taga, et ma olen terve eilse tööpäeva jooksul märganud siin tihedalt kõndivaid Hiina rahvusest kodanikke ja see ületab minu igasuguse kontsentratsioonipiiri, kui palju on hiinlasi Eestis. Kadriorus peaks olema iga-aastane tähistus, mida korraldab linnavalitsus. Ja siis meie teeme Tallinna Ülikoolis neljapäeval ka pidu. Nagu me teada saime, on saabumas hobusaasta ja hiinlased on selle üle väga õnnelikud.